Tere õhtust kõik spordisõbrad! Saade Spordiakadeemia alustab. Tänases saates räägime pikemalt kergejõustikust, sest sisehooaeg kogub järjest tuure ja vähem kui kuu aja pärast algavad Euroopa sisemeistrivõistlused. Lisaks räägime tänases saates reketialadest, tennisest ja sulgpallist. Pallimängudest mahub saatesse mõrkpall ja lisaks teeme juttu ka tai-boksist. Alustame ka rubriigiga vaataja küsimused ja täna saab üks õnnelik inimene ajakirja Sport poole aasta tellimuse. Lisaks läheb sama tellimus uuesti loosi, selleks tuleb liituda meie Facebooki lehega Spordiakadeemia. Huvilistel on võimalik võita ka ajakirja Golf aasta tellimus, selleks tuleb meile endiselt saata küsimusi. Aga nüüd vaatame üle meie tänased teemad. Laulja Ott Lepland tegeleb vabal ajal tai-boksiga ja seda maailmameister Kevin Renno juhendamisel. Ardo Kreek näitas võrkpallimeistrite liiga alagrupiturniiril hiilgavat mängu. Eesti parimad tennisistid Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit aitasid Eesti Fed Cupil esiliigasse. Sulgpalli Eesti meistrivõistlustel võitis Kati Tolmov 3 ja Raul Must 2 meistritiitlit. 23-aastase vaheaja järel Aafrika meistriks tulnud elevandiluu Rannik alistas finaalis penaltitega 9-8 Ghana. Tallinna Areenal joosti Eestis esmakordselt sisemaraton. Sellised on tänased teemad, kuid pikemalt räägime kergejõustikust. Tere õhtust Eesti Kergejõustikuliidu saavutusspordijuht Marko Aleksejev. Tere õhtust! Möödunud nädalavahetusel toimusid Eesti talvised meistrivõistlused mitmevõistluses. Kuidas nüüd selle põhjal hinnata meie mitmevõistlejate seisu praegu, et Mikk Pahapill jäi tegelikult isiklikust rekordist väga kaugele? Jah, kui Pahapilliga avada, siis temal viimasel ajal on teada, et kiiruse kadu on natuke või natuke rohkem kui natuke, aga siiski Mikk tegi oma teistel aladel head tulemused, ütleme nii, ja see lõpuala 1000 meetrit oleks võinud ka parem olla, aga nii ta oli seekord. Ütleme 10 võistluse perspektiivis Mikul täna selline 8000-8100 jalas või käes või mis iganes. Aga Kaarel Jõeväli nüüd ütleme nädalavahetusel näidatud tulemuse põhjal pigem ikkagi sinna EM-ile ei pääse. Kaarel oli sise-edetabelis, kui võtta välja need, kes suvega juba sees on, Maicel Uibo ka välja, kuna tema ei tule siia, siis seal kuskil 15-10 koha peal umbes. Et seal mõned mehed võib-olla veel ei tule välja, keda me ei tea praegu. Ja kuna veel on siin aega, ütleme, paarkümmend päeva selle tähtajani, siis tegelikult Kaarli vaateväli võib olla seal piiri peal. Aga kui nüüd tahapoole liikuda, siis tegelikult valmistuvad ka nüüd mitmevõistlusel võistelnud Kristjan Rosenberg ja David Tšernjavski U23 EM-iks, mis on meil suvel Tallinnas. Ja nende poole pealt oli väga positiivne see võistlus. Aga lisaks 7 võistlusele toimus ju möödunud nädalavahetusel ka 5 võistlus, et Eesti parimat naismitmevõistlejat Grit Šadeikot stardis polnud. Miks? Grit on enda jaoks leidnud sellise ettevalmistuse mudeli, kuhu talveaeg väga suurelt sisse ei mahu. Et paremaks ta peab sel ajal ikkagi laagris suveks sellist suuremat põhja laduda või häid treeninguid teha, kui olla püsida Eestis ja teha siin mõni võistlus, mida meie see kalender pakub. Aga kui kergejõustiklased alles alustavad hooaega, siis Ardo Kreegi koduklubi hooaeg võrkpallimeistrite liigas sai juba läbi. Jaanuari lõpuga jõudsid lõpule ka võrkpallimeistrite liiga alagrupiturniiri mängud. Kokku 84 mängu 7 alagrupis selgitasid play-offi pääsenud meeskonnad. Eesti mehed Ardo Kreek, Martti Juhkami ja Oliver Venno oma klubidega küll edasi ei pääsenud, kuid see-eest näidati üsna head mängu. Eriti muljetavaldavat mängu näitas Pariisi Volli mängumees Ardo Kreek, kelle parimad esitused valiti ka mitme videotopi parimateks, millele lisandusid veel ka väga korralikud statistilised näitajad. Uurisime Eesti koondise ühelt liidrilt, kuidas ta ise tänavuse meistrite liiga hooajaga rahule jäi. Ütleme nii, et peale loosimist väga suuri pingeid meile peale ei pandud selle edasi saamisega, et vastased olid väga tugevad. Türklased ainukene mäng, millest rohkem kahju on, võib-olla on Türgis mängitud mäng, kus me 2-0 eduseisu maha mängisime, aga jah,
ütleme, seekord ei soosin nii väga ja vastased ka ei vääratunud väga meie vastu. Pariisi Volli meeskond võitis Mullucev karikasarja ning suur roll triumfis oli temporündaja Ardo Kreegil. Kas heade esitustega võiks tulevikus avaneda uks ka Itaalia või Venemaa liiga klubidesse? Aga ma ise väga ei otsi, et rohkem nagu mänedžeri töö, kes mul on välja vaadatud, aga siiamaani nagu mul on siin Prantsusmaa eluga rahul, et kuskile väga mingid ilgid ambitsioon enam nagu ei ole, et võib-olla kunagi, kus nooremast ajast mingi Itaalia siht võib-olla oli ka kunagi silme ees, et see on nagu, et see praeguseks on nagu natukene ära vajunud see liiga ka ja nii palju kui kuulda on olnud, siis Venemaal ka on tekkimas raha probleeme ja et ütleme nii, et Prantsusmaa palgad mingid üratud ei ole, aga kõik on nagu siiamaani õigel ajal käes ja sellest suhtes on nagu hea rahulik, et korter on normaalne ja kõik laekumised on korrapärased, et ei ole mingeid muid nagu suuri stressiallikaid, et kui kuskil mujal võib-olla on palganumber suurem, aga pool aasta palgast jääb saamata, et see on nagu ka nagu mõttetu rapsimine. Viimased 2 hooaega on Pariisi Volli jäänud Prantsuse liigas teiseks. Tänavune siht on aga kindlasti liigatiitel ära napsata. 2 aastat järjest oleme teisel kohal lõpetanud ja oleme finaali suutnud pääseda, aga seal nagu pole Tuursile vastu saanud. See aasta tundub, et Tuur ei ole nagu põhikonkurent. Ei ole kindlasti kehva meeskond, see aasta või meil on komplekteerimisega natukene kehvasti läinud või siin on vigastusi ka palju olnud. Et kindlasti jah, finaali kindlasti ja siis sealt töös juba ma loodan, et saab selle kõige eredama medali ka siit Prantsusmaalt ka lõpuks. Teatavasti pallib Eesti rahvuskoondis tänavu aasta maikuus Rootsi koondise vastu, et selgitada otsustavates 3. ringi mängudes välja Euroopa meistrivõistlustele pääseja. Kreegi hinnangul on koondisel rootslaste vastu kõik võimalused olemas. Seal on üks suurem nimi ja teised mängijad ka kindlasti ei ole sellised mehed, kes ei oskaks mängida, aga ma arvan, et see on väga hea ja suur võimalus, et jälle taaskord pääseda sinna EM-finaalturniirile, et tuleb mehed korralikult vormi saada või vormi hoida siis ja ma arvan, et üsna head šansid on meil, et no kindlasti ei saa öelda, et kindlasti nüüd võidame, et kindlasti ka normaalne võistkond ja tuleb ikka ise ka mängida. Ardo Kreek on 2 viimasel hooajal valitud Eesti parimaks võrkpalluriks. Uurisime, mida tähendavad taolised individuaalsed tunnustused mängumehe enda jaoks. Eks ta muidugi on absoluutselt väga nagu tore tunnustus, et kahjuks pole auhinna ise kätte saamas nagu koha peal olnud, et alati on hooaeg, et siis võib-olla oleks see emotsioon veel suurem nagu natukene. Aga muidugi ma arvan, et iga ala sportlastele on üsna oluline, kui just tema nagu valitakse aasta parimaks. Jätkame stuudiost vestlust mitmevõistluse teemal. Prognoosimine on küll raske, kuid kui suur võiks olla meie koondis märtsi alguses toimuvatel sise-Euroopa meistrivõistlustel? Kergejõustiku koondis Prahas toimuvatel sise-Euroopa meistrivõistlustel on meie poolt prognoositud sinna 10 sportlase kanti. Otsustavad stardid on ees, on 14 veebruar Martin Gutmani mälestusvõistlused Tartus ja 21-22 veebruar Eesti meistrivõistlused Lasnamäe spordihallis. Üks meie säravamaid sportlasi Ksenia Balta teatas hiljuti, et jätab sisuliselt sisehooaja vahele, et miks nii? Sarnaselt nagu rääkisime Gritsa Teikost, on ka temal ikkagi põhieesmärk MM suvel Pekingis ja selleks tuleb tõsiselt valmistuda ja praegu otsustati, et on parim hetk jätkata ettevalmistust suveks ja mitte rohkem sisehooajal võistelda. Aga kui Baltal jääb vahele sisehooaeg, siis Kaia Kanepil jäid vahepeal haiguse tõttu vahele mitmed treeningud, kuid möödunud nädalal esindas ta edukalt Eestit.
Sel nädalavahetusel Tallinnas toimunud tennise Fed Cupi Euro-Afrikatsiooni teise liiga turniir tõi Eestisse meie parimad naismängijad ning pakkus Spordiakadeemia meeskonnale hea võimaluse püüda kaamerate ette koondise 2 vaieldamatut liidrit Kaia Kanepi ning Anett Kontaveidi. Olgugi, et tänavune hooaeg ei ole koondise esinumber Kaia Kanepil ülemäära säravalt alanud, loodab ta siiski väikesed vigastused seljatada ning näidata taas parimate päevade mängu. Nagu Kaia ise sõnab, võib alanud hooaeg jääda talle viimaseks. Hästi tunda ennast väljakul ja võita nii palju kui võimalik loomulikult ja nautida ma arvan kogu seda protsessi, et ma ei oska öelda, kaua ma veel mängin, et ja kord, kui ma väljakule lähen, ma proovin võtta viimast. Hooaja alguses on Kaia Kanepit kimbutanud haigused, kuid tänaseks on seis juba veidi parem. Ka teda kaua vaevanud kannavalu on nüüdseks kontrolli all. Tänavusel hooajal aga plaanib PTA 48 number osaleda vaid nendel turniiridel, mis talle kõige enam meeldivad. Enesetunne on hea, aga füüsiline vorm vajab järeleaitamist. Mis on edasised plaanid, mis sa nüüd peale Fed Cupi edasi teed, millistel turniiridel näeme ja nii edasi? Esmaspäeval selgub, kas ma kolmapäeval sõidan Dubaisse või mitte, olenevalt siis vereproovidest ja analüüsidest ja märtsis on Indian Wells ja Miami ja peale seda on liivaturniirid Euroopas. Sarnaselt Kanepile soovib ka meie teine number, nooruke Anett Kontaveit tänavu enne kõik oma mängu nautida. Kontaveidi sõnul on teda ees ootamas huvitav aasta. Tuleb huvitav aasta, et selles mõttes, et eks paistab, kuidas ma lähen, mängin ITF-i turniire ja proovin rohkem veel VTA-sid mängida kui aasta edasi, et loodan, et mul läheb hästi. Küsimusele, millal võiksime maailma hetke 174. numbrit näha esisajas, ei oska Kontaveit täpselt vastata. Seatud sihid on küll kõrged, kuid tähtis on võtta asja rahulikult ning areneda samm-sammult. Praegu ma olin haige, et esimene eesmärk oligi, et saaks korralikult mängida ja just kannataks need täispikad mängud ja sellised rasked mängud ka ära, et praegu ei ole sellise nagu suure või aasta eesmärgi peale mõelnud. Nii et endale ise lisapingeid peale ei pane mingite numbritega? Ja ma arvan küll, et praegu lihtsalt mängin nagu mängin ja küll see ranking tuleb. Nädalavahetusel toimunud kodusel Fed Cupi turniiril õnnestus Eesti tennisenaiskonnal otsustavas play-off mängus alistada 2-0 Sloveenia ja sellega pääseti koos Lõuna-Aafrika Vabariigi koondisega esiliigasse. Tennise juures tagasi kergejõustiku juurde ja räägime ka veidi noortest. Kas meil on siis uued Erki Nooled, Gert Kanterid peale kasvamas, et TV10 olümpiastardi 44. hooaja 2 esimest etappi on peetud? Kui päris niimoodi öelda, siis tuleb kõigepealt öelda muidugi, et TV10 sarja edetabelite igasugustest kohtade pealt tulevad lõpuks välja need kõige tipumad tipud, et ei saa päris niimoodi vaadata, et siin on TV10 esinumbrid on väga kõvad, et nende põhjal nüüd paneme oma tuleviku paika, aga ütleme selle hooaja 2 etapiga on kõigi aegade top 10-sse tulemusi tehtud ja rekordeid küll ei ole löödud nüüd 2 etapiga sel hooajal, aga ütleme stabiilselt hea on seis ja mis on veel positiivne, et viimase 3 aasta osavõttu rohkem viimase 3 aasta jooksul on selle hooaja TV10 esimesed etapid. Aga enne, kui jätkame vestlust kergejõustikust, siirdume Tartusse, kus toimusid sulgpalli Eesti meistrivõistlused. Möödunud nädalavahetusel selgusid Eesti meistrid sulgpallis. Meeste üksikmängus sai 10. Eesti meistritiitli Raul Must, kes finaalis alistas Mikk Järveoja kindlalt 21-3, 21-9. Segapaarismängus võitis Must veel ühe meistritiitli, seda koos Eesti naiste esinumbri Kati Tolmofiga. Finaalis alistati Raul Käsner ja Karoliine Hõim 21-15, 22-20. Tolmov tuli nädalavahetusel koguni 3-kordseks Eesti meistriks, võites veel ka üksikmängu ja naispaarismängu. 12. üksikmängu meistritiitli võitis Tolmov alistades finaalis Karoliine Hõimu 21-16, 21-17. Naispaarismängus osalesid aga üksikmängu finalistid koos ja võitsid ka meistritiitli. Tolmov Hõim mängisid mõlemas skeemis numbritega 21-16 üle Sale-Liis Teesalu ja Kati-Kreet Marrani. Kuidas su hooaeg jätkub? No ikka mänguliselt, et mul on päris palju turniire plaanitud, ja see olümpiale proovimine hakkabki mais kuni maini, et puhkuseks see suvi kahjuks aega käia. Aga mis on, aasta tähtsamaid võistlused?
No juunis tulevad Euroopa mängud, mis on väga oluline, et kuigi see olümpiareitingu see punkte ei anna, aga see on selline väga esimest korda korraldatakse, et seal tahaks väga hästi esineda. See on üks tähtsamaid praegu. Aga põhisiht ikkagi silme ees on hetkel siis olümpia? Kindlasti, jah. Meespaaris mängus tulid Eesti meistriteks Kristjan Kaljurand, Raul Kästner. Jätkame vestlust stuudiost ja räägime nüüd veel meie tippudest. Millal alustavad hooaega Gerd Kanter ja Rasmus Mägi? Hetkel mõlemad siis Lõuna-Aafrika Vabariigis laagris ja Rasmus saabub siin veebruari keskel tagasi ja on öelnud ka, et võib-olla teeb sellise eksperimentvõistluse teadmata, mis alal veel isegi, aga sellise lihtsalt väikse kontrolli Eesti meistrivõistlustelt siis 21-22. Ja Gerdi kohta tuleb samamoodi laagrist tagasi, läheb märtsi keskel uuesti, peale seda veel ilmselt Portugali laagrisse ja jõuab võistlusteni kuskil mai keskel. Ja Rasmuse nii-öelda päris stardid omal alal siis ilmselt jäävad pigem mai lõppu, kui hakkab selline tasemel võistlushooaeg pihta, aga tema alal. Aga millal teised alustavad, kes veel püüdlevad võib-olla siis Euroopa meistrivõistlustele? 2 olulisemat võistlust on ees, nüüd järgmised 2 nädalavahetust ja Eesti meistrivõistlustel siis võib, kui ma siin loen ette lihtsalt Praha nii-öelda võimalikke kandidaate, siis Marek Niit küll Eestis ei võistle, aga Ameerikas 400-200 meetrit oma vana ülikooli juures. Direk Nurme on öelnud, et tema Prahasse soovib ja ilmselt jookseb ka Eesti meistrivõistlustel. Grete Udra-Seleri naiskõrgushüppajad meil, kellel on Udrasel norm täis, Haas eelmine aasta hüppas 8 sentimeetrit kõrgemale sellest normist, see aasta on 1 stardi teinud ja kohe järgmist starti tegemas. Kaugushüppajatest on meil sellise normi võimekusega 3 kaugushüppajat, üks neist eeldatavasti kindlasti vähemalt täidab selle 775 normi ja ehk need on Rain Kask, Mihkel Saks ja Hendrik Kutberg. Teivashüppes nii Reena Koll kui Veiko Kriisk ei ole Praha plaani nagu hüljanud. Mõlemal on hooaeg alanud tehniliste detailide väikse kohendamisega, mis ei ole lubanud tegelikke võimeid avada. Mõlemal on tegelikult väga, väga hea seis. Kuulitõukajad Kristo Kalete ja Kätlin Piirimäe samamoodi võimelised normi täitma ja selle poole pürgivad. Kätlin Piirimäe võib-olla vähem, kuna tema põhieesmärk on ikkagi U23 EM suvel. Aga tulekski nüüd selle U23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste juurde, et see on kindlasti Eesti Kergejõustikuliidu jaoks suursündmuseks suvel. Kuidas seal ettevalmistused edenevad? No ettevalmistused edenevad kenasti, et praegu on Piletilevis piletid müügil, üleskutse on tehtud, et kas võtad seisukoha või istekoha, nii et esmakordselt Eesti kergejõustikus saab endale Kadrioru staadionile osta nii-öelda numbriga koha, kuhu sa lähed ja ilusti istud maha, et selles mõttes kõik on juba oodatud piletid ostma. Aga vaatame nüüd, kuidas valmistub esinemisteks ja hoiab ennast vormis laulja Ott Lepland. Eurolaulik Ott Lepland hoiab ennast vormis tai-boksiga. Ta on maailmameister Kevin Renno juhendamisel käinud trennis juba ligi 11 kuud. Tõsi, seoses esinemistega on üsna palju treeninguid ka vahele jäänud. Tänase treeningu viib läbi meie taispärit treener Mosa Tšatšavan ja eks me näe seda kohe, mis Mosa nendega täna ette võtab, aga iga treening koosneb siis füüsilisest osast, tehnilisest osast ja paarisharjutustest. Siis selle ala juures nii meeldib, et oled ikkagi nüüd pea aastaks vähemalt selle juurde jäänud? Siin sa õpid ennast kaitsma, sa hoiad ennast vormis, mis kõige tähtsam, sa saad omale pidevalt võhma juurde. Kui nüüd rääkida nendest tai-boksi treeningutest, siis tegemist on toodud intensiivse trenniga, mis tõttu üle tunni aja seda trenni nagu tavaliselt tehta.
Kuidas Otil siis siin taiboksi trennides läheb? Ja sellele vastab kõige paremini ehk Ott, aga minu arust tal läheb väga hästi, et Ott on väga pühendunud ja käiks trennis isegi rohkem, kui tal praegu aega on. Mis on, ütleme, tema tugevamateks külgedeks selle treeningu? No, kõige tugevamaks küljeks ei saa öelda vastupidavus, kuna tal kahjuks ei ole nii palju võimalik aega trennis käia, et tekiks selline tugev vastupidavus, aga ta on väga hea tehnilise küljega. Mingi tehnika on juba omandatud, et enam ei pea nagu näitama, kuidas lüüa ja mismoodi liikuda, ütleme, üks olukorras. Aga muidugi õppida on veel palju ja isegi treenerid ja võitlusportlased siin ise räägivad, et eks nad kogu aeg õpivad ja arenevad. Aga räägi lühidalt ka sellest, et milliste aladega oled üldse veel enne taiboksi kokku puutunud? Mina olen tegelikult noore poisina mängisin jalgpalli päris palju ja isegi ühel hetkel vist, ei mäleta, kas 4. liigas vist sai korra mängitud. Et jalgpalliga olen tegelenud ja nüüd siin viimased 1,5 aastat enne seda, kui ma nüüd tulin siia taiboksi trenni, enne seda hakkasime käima samamoodi sõber Andres Puusepaga hakkasime käima Argo Aderi juures, siis jõusaalis. Ma ütlen ausalt, ega enesetunne on hoopis midagi muud. Et ikkagi mõistus on selgem, endal on parem olla kogu aeg, et sellist unerežiim on oluliselt parem. Toitumine, et ma nüüd ikkagi üritan natuke jälgida ka, et mis ma omal näost sisse ajan. Et selles mõttes see kõik nagu väga positiivselt on mõjunud. Ega see annab nagu juurde ka, ütleme, esinemistele laval olles? Absoluutselt, et ikkagi, sa ei saa olla, ütleme, füüsiliselt hea vorm ikkagi annab sulle oluliselt nagu rohkem võhma, ütleme nii laulmises, kus seda on väga vaja, kui ka ütleme nii, lavalises liikumise mõttes. Et see, kui sa ikkagi oled vormis, siis sul kuidagi sellist vahetut suhtlust ja head enesetunnet. Kui sul on hea enesetunne, siis sul automaatselt on nagu hea tuju, eks. Ja see kõik nagu väljendub sinu lavalises olekus samamoodi. Et kui tunned ennast hästi, siis sa automaatselt kuidagi suudad nagu publikuga ka paremini suhestuda. Ja see on kindlasti sellise aktiivse spordielu üks väga häid omadusi. Ott Leplandist saate pikemalt lugeda ajakirjas Sport, aga nüüd on kätte jõudnud vaataja küsimuste rubriik ja esimese saate puhul otsustasime auhinna ajakirja Sport 6 kuu tellimuse anda kõige esimesele küsijale, sest tal oli ka pikk ja põhjalik küsimus. Rene Urke küsis, paljud riikide korvpallikoondised tugevdavad oma meeskondi kodustatud võõrmängijatega. Vahepeal oli ka Eestis üleval teema, et tuleks kodustada mõni korvialune mängija. Kas oli see lihtsalt hea idee või hakati ka mingis suunas liikuma? Kui hakati, siis millised on olnud suurimad takistused, et see pole saanud siiani sündima? Pöördusime selle küsimusega Korvpalliliidu peasekretäri poole ja vastus oli siis järgmine, et Korvpalliliit on uurinud kodakondsuse andmise võimalust, kuid arvestades saadud infot kodakondsuse andmise osas saadi aru, et ei ole mõtet seisukohta kujundada, sest protsess on liiga komplitseeritud ja pikaajaline. Marko, ka kergejõustikus on tegelikult ju taoline pretsedent olnud. Tatjana Kivimägi siin aastaid tagasi oleks tegelikult Eesti kodakondsuse ikkagi saanud. Et kuidas see juhtum täpsemalt oli 2008. aastal? Jah, ütleme, mina küll otseselt selles protsessis tol ajal ei osalenud. Napilt oli ise lõpetamas hüppamist aga see protsess oli enam-vähem niimoodi, et tegelikult Tatjana Kivimägi mees on siis nii Eesti kui Vene kodakondsusega ja tegelikult Tatjana Kivimägi ju Eestit kuidagimoodi esindanud kõrgushüppes ei olnud, et temale taodeldi seda nii-öelda tavakorras, kuidas kodakondsuse vahetus käib, aga viimases faasis, kui saadi aru, et see ongi võimalik saada, et nad justkui tulevadki siis äkki Eestisse elama,
siis tegelikult nad said aru, et selle hind on see, et tuleb Vene kodakondsusest loobuda ja otsus oli ikkagi, et nii ka ei taha, et päris kõiki sildu põletada. Ja nii ta jäi. Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast ja edu Eesti kergejõustikule. Tänud! Aga kui teil on vahepeal tekkinud küsimusi, siis saatke need meile e-posti aadressil spordiakadeemia@tallinnatv.eu või meie Facebooki lehel facebook.com/spordiakadeemia. Parimale küsijale anname ajakirja Golf aasta tellimuse. Meie vaatame nüüd aga üle, kes tuli Aafrika meistriks jalgpallis. Eile õhtul peetud Aafrika jalgpalli meistrivõistluste finaalis alistas turniiri favoriit Elevandiluu Rannik pärast 0-0 tulemusega lõppenud Normaalia lisaaega penaltiseerias Ghana 9-8. Ekvatoriaalgineas peetud finaalis sai otsustavaks 11. löögivoor, kui vastamisi läksid väravvahid. Mängu kangelaseks kerkis Elevandiluu Ranniku Babakor Barry, kes esmalt tõrjus Ghana väravahi löögi ning seejärel ka ise täpne oli. Gagner avec son club, c'est quelque chose de... C'est magique, mais avec son pays, c'est difficile d'imaginer. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a travaillé pendant longtemps pour gagner ce trophée-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une grosse bouffée d'air. Voilà. On va essayer d'aller fêter avec nos familles, nos proches. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut féliciter aussi le manager qui a fait un super travail. Järgmised Aafrika meistrivõistlused toimuvad 2 aasta pärast Liibüas. Meie saade hakkab lõpule jõudma ja jäänud ongi veel vaid üks videolugu. Kuid enne veel tuletan teile meelde, et liituge ikka meie Facebooki lehega www.facebook.com/spordiakadeemia. Kõikide liitujate vahel loosime välja ajakirja Sport poole aasta tellimuse. Alanud nädalal saab aga Tallinna Televisioonis sporti näha veel. Nimelt kolmapäeval kell 17.00 kohtub PC Kalev Cramo VTB ühisliigas Krasnõja Krõljaga ja laupäeval kell 14.10 Jenisseiga. Meie järgmine saade on aga eetris 2 nädala pärast 23. veebruaril kell 22.00. Järgmisel nädalal on kell 22.00 eetris saade Pallkorvi. Meie tänast saadet jääb aga lõpetama Eestis esmakordselt toimunud sisemaraton. Sportlikku nädala jätku! Jaanuarikuu viimasel päeval joosti Eestis esmakordselt maraton sisetingimustes. Käisime, vaatasime Tondiraba ajalis suurepärane siseovaal jooksmiseks olemas ja leppisime kokku ja arutseme ja väga hästi kulgeb, et jooksjad ise nagu selle raja nagu siin taustal paistab väga hästi vastu võtnud ja nii ta läheb. Kui mitu ringi neil tuleb teha? No kokku, et saada täis klassikaline maraton 42,195 kilomeetrit, on vaja joosta siin 173 ringi ja stardiks veel 156 meetrit, et siis see klassikaline maraton ikka täis saada. Meestest tuli ajaga 3 tundi, 3 minutit ja 33 sekundit võitjaks Martin Sagaja. Teisena lõpetas pikka aega liidrina jooksnud Rain Seepõld, kes kaotas lõpuks Sagajale 2,5 minutiga. Kolmandaks tuli ajaga 3:12:34 Lauri Valdmaa. Absoluutsest maailma tipust jäävad meeste ajad siiski väga kaugele. 200-meetrisel ovaalil on maratoni kõige kiiremini läbinud ameeriklane Michael Wardian ajaga 2:27:21. Kuidas sisetingimustes võrreldes nüüd välismaratoniga on? Mis erinevused? Õhku vähem. Aga tõus ei ole, see on jälle eelis. Laskumis ei tõuse. No teine asi, mis mulle endale pähe torkab, on see, et 173 ringi ja kõik on ju ühesugune, kogu aeg on ühesugune ümbrus. Seda küll, väga üksluine. Aga rahvast on palju raja peal jälle. Ring on väike, et... Naistest oli teistest kiirem Marika Rooberg, kes ajaga 3:54:27 oli ainus alla 4 tunni jooksnud naine. Teise ja kolmandana lõpetasid Kärt Radik ja Ülle Suursaar. Naistest kuulub maailma parima aeg ameeriklannale Monika Kalisinskale, kellel kulus pea 211 200-meetrise ringi läbimiseks 2 tundi 53 minutit ja 53 sekundit.